Tihti öeldakse, et eestlased on metsarahvas, aga kui seda väljendit lähemalt uurida, siis selgub, et erinevate inimeste jaoks tähendab see väga erinevaid asju. Kui puidutööstuse jaoks tähendab väljend, et eestlased on metsarahvas, pigem seda, et mets on eestlaste traditsiooniline tooraine, seda on sajandeid juba kasutatud ja me peaksimegi puitu kasutama, siis vastupidi, looduskaitse seisukohalt tähendab väljend eestlased on metsarahvas hoopis seda, et me peaksime metsa säilitama ja pigem soodustama metsa juurdekasvu kui selle tööstuslikku kasutamist. Aga paljud erinevad inimesed saavad metsarahvast hoopis omamoodi aru. Selle all mõistetakse nii esivanemate kultuuri jätkumist, mõistetakse oma inimistlikku maailmapilti, aga ka kõige laiemalt seda, et mets lihtsalt ongi tore koht, kus meile meeldib käia, kus me käime marjul ja kus me käime seenel. Samas on idee eestlastest kui metsarahvast üsna uus ja kujunenud on see alles alates 1990. aastatest. Osalt on seal taga meie rahvuslik ajalugu, aga seal taga on ka meie praegune majanduslik heaolu ja igasugused laiemad globaalsed arengud, näiteks keskkonnaühenduste arengud ja kõik võimalikud sellised nähtused, mis mahuvad ühise nimetaja alla roheline maailmavaade. Aga tegelikult ega metsarahvaks olemine ei olegi vist niisama lihtne. Tõepoolest. Mitmed uuringud on näidanud, et eestlaste ökoloogiline jalajälg on suurem keskmise eurooplase omast ja eestlaste keskkonnateadlikkus on Euroopas üks madalamaid. Võib-olla ongi põhjus selles, et arusaam endast kui metsarahvast ja Eesti looduskeskkonna suhteliselt hea olukord on andnud meile roosad prillid. Seda soodustab ka asjaolu, et tihti mõeldakse Eesti loodusest ainult Eesti geograafilistes piirides ega nähta seda globaalse keskkonna osana. Paljude jaoks on Eesti looduskeskkonna väärtustamine aluseks ka Eesti kultuuri säilimisele. Seetõttu on oluline, et metsarahvas kirjeldaks nii meie identiteeti kui ka meie käitumist.